Pärnu seiklustest oleme jõudnud tagasi nüüd Tallinnasse, et tutvuda tipprestoranide ja kokkade lemmiku blenderiga. Aga kuhu me nüüd täpselt oleme sattunud, räägime edasi Indrekuga. Tere, Indrek! Tere! Tere tulemast meie juurde! No kus me siis oleme täpselt? Me oleme nüüd tegelikult kohvielamuste keskuses. Nagu ikka, beebipood on meil olemas, kaffa.ee, aga meil on esindused nii Tallinnas, Tartus ja ka Riias tegelikult. Me pakume siin erinevaid masinaid, uhked ilusad brändid, Jura, meil on Miilet, meil on kapslimasinaid, meil on kõiki hooldusvahendeid ja meil on väga palju, on tegelikult ka lisavarustust, ehk siis erinevaid chaisid, erinevaid siirupeid ja kõike muud. Kõike, mis on vaja sükse hea kohvi valmistamiseks. Täpselt nii, kuidas kellel on rohkem ruumi köögis, kellel on vähem, kes tahab ise rohkem kätt juurde panna. Meil on selle jaoks ka väga palju erinevaid võimalusi. On nad siis selles suhtes ka käsitsi valmistamismeetodid, Hario, Aeropress, presskannud, ka need on meil kõik selles suhtes olemas. Et tegelikult meie valik on väga suur ja ma usun, et kõik meil leiavad omale just selle versiooni, mida tema tahaks nüüd kodus kasutada või võtta isegi kaasa kuskile reisile. On nüüd väiksemad kontorid, kannatavad väiksemad masinad ära, meil on suuremad kontorid, kannatavad suuremad masinad ära, et tegelikult on valik on meil tõesti väga-väga suur, alates siis tõesti mahutiga masinast kuni siis kapslimasinani, et seega ma usun, et valikut peaks küll kõigile leidma. Mul on siin selline tore versioon nagu Blendtec. USA-s välja mõeldud, Ameerikas kokku pandud, täiesti oma tippklass, ehk siis võib öelda, et seesama, mida teevad siis professionaalsed restoranid, lounge'id, smoothie kohvikud, väga paljud kasutavad seda sama Blendteci masinat. Ta on võimsust, on nii palju, et jääb ülegi, et kannatab teha purujääd, kannatab teha suppe, kannatab teha smoothisid, hummuseid, jäätiskokteil loomulikult ka, et kes tahab nüüd seda teha. Et seetõttu valik, mida nüüd temaga kannatab teha, lõputu. Tegu on siin tõesti uudse tehnoloogilise mootoriga. Mootor on ka hästi võimas, et mootori võimsust on seal päris mitmeid hobujõusid, nii nagu Ameerikas armastavad hoopis panna ja öelda. Samamoodi kõik on metallülekandega, seega purunemiskindel suhteliselt ja mis on loomulikult kasutajale väga hea asi, on see teema, et garantii on temal lausa 10 aastat. Ehk siis kogu komplektile alates siis kannust, alates mootorist, alates kõigest versioonist. Ehk siis tegelikult võib öelda blender kogu eluks. Erinevaid ettevalmistatud režiime. Me saame siin valmistada kaasa arvatud pannkoogi taigend. Läheb pühapäeva hommikud lähevad palju kiiremini, kui on siis versioonina. Me saame teha erinevaid jäätiskokteile, me saame teha niisama külmi versioon. Nii mugav, lihtsalt vajutad siit selle kokteili nupule ja täpselt nii, et tegelikult on kõik on ette programmeeritud. Hakkab tagab poolt kenasti sekundeid lugema. Kui me nüüd tuleme tagasi selle sama juurde, et mis teeb sellest blenderist nüüd selle kõige toredama asja ja versiooni, siis tegelikult on just see sama kaane teema. Tõesti, ta on natukene nüüd suurem, aga efekt on lihtsalt selline, et ta on tõesti vaikne. Et selles mõttes vaata, kui ilus värv. Jaa, väga ilus. Tekstuur, värv, kõik. Tunnen küll, et kergelt mõnus. Kui mõnus ja see on täpselt, see ongi nagu siuke paras soojus, et sa saadki kohe hakata niimoodi teda sööma või jooma. Täpselt nii. Ja ta ei ole liiga ei ole nagu leige ega ei ole ka liiga kuum, et ongi siuke täpne. Et võib öelda, et kuskil jääb see temperatuur selline 60 kraadi juurde, aga ongi kõik need vitamiinid, mis mul tulid bataadist, ainus puhas siides versioon siia järgi jäi. Et selles mõttes on ta nagu täielik nagu uhke asi. Nüüd on Indrek võtnud välja teistsuguse kannu, mida sellega teha saab? Just sellise kannuga ma kannatab ära teha kõiki neid pähklivõisid, hummuseid ja mida meie hakkame tegema kohe on jääk. Tihtipeale, kui me teeme selliseid kleepuvaid, raskemaid segusid, guacamolesid, asju, paneme blenderisse käima, jääb see kogu segu, jääb ta on kannu äärtesse kinni, paneme seisma, segame natukene, täpselt sama kordub. Tüütu tegevus, siis siin on välja mõeldud selline tore lahendus, ehk siis ma täpselt nende sama labadega lükkan kogu selle segu ilusti lahti äärte pealt ja tänu sellele ma saan nagu kogu selle versiooni lihtsalt kenasti ära valmistada, ilma et ma katkestaks kogu seda protsessi. Lõhnavad hästi, mis sa sinna panid.
ja mina ütleks ära, et super hea. ei ole tunda seda spinatit tänu üldse. Ehk siis seetõttu mina suudan küll need lapsed kõik siin ära alati petta. Ja hästi kreemine jälle. Täpselt nii. Ja jäätükke ei ole tunda. Ei ole. Ja tervislik kreemine ja kõik on nagu peab. 1,5 minutit. Kõigest 1,5 minutit. Kui ma teeksin nüüd tavalise jäätise, kui kaua läheks mul see aega, et külmetada seal külmkapis seda versiooni kõike, siis siin ideaalne. Uskumatu, et sa sellistest jäätükkidest said sellise kreemise jäätise. Täpselt nii. Ja tänu sellele ongi samasugused kõik need mahlad asjad on samamoodi väga hea konsistentsiga. Hästi siidised. Kõik on ühtegi tükki järgi kuskil ei jää. Ideaalne. Ja kolmandaks tuleb meil siis tore külmjook. Teeme ühe korraliku kohvi frozen'i ehk siis sellise mõnusa kohvijoogi. Meie keskuses lausa igapäevane täna. Et võib-olla isegi talvisel ajal täitsa vabalt võib ka neid teha. Ehk siis paneme kannu jääd. Ja mis meil endal on kasutusel, on hästi toredad frappe pulbrid on tegelikult siin olemas. Ehk siis mis sobiksid just selliste mõnusate jookide jaoks. Et siin on nüüd mul lausa 2 maitset, üks on selline tohvi ehk siis selline iirise maitse versioon ja teine on siis selline vanilli oma. See on nüüd see koht, kus me saamegi rääkida, et mis iganes jääga jooke me teeme. Et on nad siis ühtepidi teistpidi külmutatud marjad. Pole mingi probleemi selles suhtes, nii nagu me ennemgi juba nägime, see jää ei jää tükkidesse. Täpselt samamoodi on siin ka, et kõik asjad kannatab ta ilusti ära teha ja kas me paneme sinna kohvi, me paneme sinna mingisuguseid mahlasid, me paneme sinna, nagu minule endale väga meeldib see maitsetamata jogurtit või siis ka keefiri versioonina. Ideaalsed versioonid, maitsed kõik siit valmis tulevad. Aga praegu oli jah siis selline väikene maitse nüanss juurde, et ideaalse versiooniga. See mõnus kohvipriis tuli kohe. Oi nüüd, väikese kohvi annab üks väikse kikki juurde, äratab ülesse. Proovime. Üli maitsev jälle. On. Ja jälle see tekstuur, kõik on nii mõnus. See on nii mõnus kreemine versioon. Ehk siis kui me nüüd teeksime tõesti ilma selle pulbrita, ei jääks seda tekstuuri küll nii head, ilusat siidist versiooni, et selle tõttu tegelikult see sama vanillipulbri versioon andis maitset, andis tekstuuri, kogu see tuli nagu ideaalne versioon välja. No, ma ei tea, mida rohkem nagu öelda, et sükene mõnusalt versioon, et ja mingeid kihte asju ei teki. Ei teki. Lihtsalt vabalt seisame, ootame siin, ma ei tea, suvepäeval, saame rahulikult nautida siin kõiki asja. No ma ei tea, tänase päeva üks tipphetki võib olla lihtsalt siin nautida. Olgu siis sa tervislike eluviiside pooldaja, sportlik inimene või pereinimene. Tundub, et see blender tõesti sobib kõigile, kes armastab midagi teistsugust ja erilist oma ellu tuua ja katsetada ja mängida ja samas ka lihtsalt ja kiirelt midagi valmistada. Nii et mina olen küll vaimustuses.